Tere! Täna räägiks teile kämpinggaasi grillidest ja grillide erinevatest tehnoloogiatest ja sellest, mida peaks tähele panema, kui teil on kunagi plaanis endale grill soetada. Kämpinggaasi grillide puhul eristatakse erinevaid tehnoloogiaid. Tehnoloogiad tähendavad seda, mida peaksid sa eelnevalt läbi mõtlema, kui sa grilli tahad üldse osta. Et kus sa kasutad, kui palju sa kasutad ja mis sa selle grilliga tahad teha. Ja kolmas asi, palju sul raha on. Esimene tehnoloogia, mida me täna tutvustame, on niinimetatud Blue Power tehnoloogia, ehk tegu on täna teadaolevalt maailmas kõige ökonoomsemate grillidega. Grilli ökonoomia on saavutatud erilise põletiga. Tegu on teraspõletiga, mis on pealt kaetud omakorda alumiiniumiga, et vältida korrosiooni ja roostetamist. Ja seesama põleti, antud masinal on 2 põletit ja põleti on veel omakorda jaotatud grilli kolu sisse 3 osasse pluss otsad. Ehk see annab selle, et sellel grillil on soojusjaotus, on niivõrd hea, et sa võid selle grilliladude ääreni liha täis, alates servast kuni keskpaigani pole mingit vahet, ta praeb täpselt ühtemoodi, lihatükki on vaja keerata ainult 1 kord. Grillil on ka, ei ole peal tavaline võrkrest, vaid on terasrest, mis on 3-kordse emailiga. Ja need avad on oluliselt väiksemad kui tavalisel restil, siit restist ei kuku lihtsalt läbi. Kui te teete mingeid vorste, siia kannatab isegi mundris kartuli näiteks peale panna. Et super lihtne puhastada, mahub nõudepesumasinasse. Aga see Blue Power tehnoloogia nende põletitega annab selle, et teil on gaasikulu äärmiselt väike. Tavalise 11-kilose ballooniga selle masinaga saab kusagil 1,5 aastat normaalse inimese grillimise puhul. Lisaks on selle raha eest 279 €. Sellel grillil veel kaasas pliit. See on normaalvõimsusega gaasipliit, gaasipliidi keskmise astme võimsusele. Siin pead ainult jälgima seda, et kuna ta on üleval, et tuul ei puhuks otsa alla, pleegi ära kustutada, et seda peab jälgima. Siis kämpinggaasi grillide üks kõige levinumaid ja grillimise jaoks ka kõige lihtsamaid tehnoloogiaid on grillid, mida saab puhtaks põletada. Grillide puhul ongi just kõige raskem see, et kui sul tilgub rasv masinasse, ta sööb ära sul põletid. Kui grill on kuum, sa seda rasva sealt välja võtta ei saa. Kui grill läheb külmaks, siis hangub sul rasv ära ja grillid lähevad lihtsalt põlema. Siis kämpinggaasil on olemas selline grillide perekond, siin on esimene grill on retrovariandis ja 2 on selle retrovariandi uuendatud variandid, aga nende süsteem, kuidas nad toimivad, on täpselt ühesugune. On saavutatud selline efekt, et seda grilli ei ole vaja üldse puhastada. Et kasutate ainult ühte terasharja ja lükkate grilli resti külge jäänud marinaadi või lihatükid siia vaherestile, näitan seda vaheresti ka, siia vaheresti peale ja keerate grilli täisvõimsusele. Esimene võimsusaste grillil ongi selle jaoks, et põletada seda grilli puhtaks. Selle võimsusastega süüa teha ei saa olla. Et kuidas selline efekt on grilli puhul saavutatud? Esiteks on kämpinggaasi 70-aastane kogemus grillide tegemisel ja on andnud selle, et on pandud ühte grilli kokku kõik komponendid, et seda sama põletustehnoloogiat saada. Esimene asi, mis selle põletustehnoloogia võimaldab, on põleti. Tegu on valumalmist põletiga, pealt on ta veel selline kerge katuse kujuline, tuli jookseb siit serva alt. Hästi võimsad põletid, 5-aastase kogemusega ei ole veel näinud ühtegi põletit, mis oleks suutnud keegi läbi põletada, sõltumata sellest, kas see jookseb peale või midagi. Siis on malmrest, malmplaat komponendina. Kolmas komponent, mis seda võimaldab, on grillikaan. Kaan jookseb külje pealt rullikute peal ja on alameeritud alumiiniumist. See tähendab seda, et ta talub küll kõrgeid temperatuure, aga ise ei roosteta. Liha tegemisel ta ikkagi pritsib vedelikke peale, mis hakkavad tasapisi sul grilli ära sööma. Ja kui ta oleks ka hingede peal tagant, siis see nii kõrged temperatuurid sööksid lihtsalt hinged ära. Aga ta jookseb mugavalt rullikute peal, et kõik need komponendid kokku annavad selle, et seda grilli on ülilihtne puhastada. Ja samas grilli perekonnas on natuke uuendatud masinaid. Siin on muudetud korpuse, nuppude kuju, on muudetud süüdet, siin on ta elektrooniline, ehk patarei pealt süüde. On niisugust disainielemente juures, et saate oma terrassiga teda kokku disainida. Aga tehnoloogiliselt on asi täpselt sama, mis selle eelmisel retromasinal. Siin küll on plaatide vahe, et sellele grillile on Malmplaat on pealt veel ära emailitud ja kõrvalrest on siis terasrest, mis on 3-kordse suure emailiga.
Ja siin on olemas, sellest perekonnas on olemas ka veel suurem masin. Siin on lihtsalt 4 põletit, otsapliidi saab juurde variandina ja kolu on suurem. Võimsuselt on muidugi selline, et sellega võiks juba tegeleda toitlustamisega. Campinggaasi 3. grillitehnoloogiline perekond, esindatud jälle 3 grilliga meie salongis. Neid grille on ka siin natuke rohkem, on otsapliitidega variante, ilma otsapliitideta variante, erinevaid suurusi. Selle tehnoloogia eripära on see, et kui kardetakse, et põletid alt kuskilt läbi põlevad, siis sellel grillil iseenesest põleteid otse sees ei olegi nähtavalt. Tegu on RBS-süsteemiga, see on siis Radial Burner System, mis tähendab seda, et sellel grillil tuli jookseb 2 pool grilliseinte sees. Et avalikku tuld näha ei olegi. Ja sellele tulele on peale pandud keraamiline plaat, mis meenutab mesilaskärge, ta tekitab soojusjaotuse. Sellel grilli soojusjaotus on nii hea, et kui siia panna šašlõkk peale bambusvarrastega, näiteks talvel ei taha grilli juurde minna, paned bambusvardaga niimoodi, et sa jätad otsast lahti ja ei lükka vardaid kokku, vaid jätad ka vardaste vahele vahe, siis on võimalik grillida niimoodi, et ei käigi keeramas. Umbes 22 minutit lähed, võtad vardad ära ja paned tõstad lauale. Ja kuna siin grillil rasv põletite peale üldse joosta ei saagi, kui ta siia keraamika peale pritsib, ta põleb kohe ära ja ta jookseb siia alla vanni saab valada vee või siis on need kogumistopsid eraldi ja lihtsalt valata selle rasva vee pealt ära. On võimalik panna ka põhja näiteks liiv, liiva peal samamoodi, et ta ei määrista nõud lihtsalt ära alt. Et jälle väga lihtne puhastada masinad ja väga tehnoloogiliselt täiuslik. Täna maailmas üks kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid üldse. Siin on nüüd RBS grillide perekonna teine liige. Siin on muutunud nüüd oluliselt välimus. Välimus muidugi läinud statsionaarsemaks, kui eelmised grillil me saime keerata veel ühe poole otsa maha, siis sellel on kõik asjad juba küljes ühes tükis. Samamoodi sisu on põhimõtteliselt sama. Terasrestid 3-kordse emailiga, 2 pool põletid. Küll on tal suurus natuke suurem ja natuke suurem on võimsus kui eelmisel grillil. Sellel grillil on ka puhastamisega tehtud veel lihtsamaks asi. Tal on 2-kordne puhastussüsteem. Tal saab põhja puhastada, samas põhja alla on veel omakorda rasvakogumisnõu, et selle saate lihtsalt ära valada, kui ta veel soe on enne hangumist. Ja siia grilli põhja on pandud lisaks veel selline plekk, perforeeritud plekk, mis aitab selle soojusel paremini jaotuda grillil, et see soojusringluskiirus oleks veel suurem sellel grilli puhul. Lisaks on tal veel kaanes spetsiaalsed avaused, kui tahad teha kana, siis siia on võimalik osta spetsiaalne masin juurde, mis ajab kana ringi, et paned kana vahele ja siia vahele, siis pead restid seest lihtsalt välja võtta. Aga tegu natuke kaasajastatud variandiga. Mõlemad poole põletid saab eraldi süüdata, ehk sa paned ühe või teise poole, ehk sellel grillil on võimalik temperatuuri vahet 60 kuni 300 kraadini reguleerida. Ja RBS grillide rea eliitmasin on see nüüd kõige suurem 2400D mudelina. Sellel masinal on nüüd süsteemid on temal samad sees, samamoodi põletid 2 pool, küll on see kolu pikkus oluliselt suurem. Alumine osa täpselt samamoodi, rasvajaotus, soojusjaotus erinevate restidega. Aga sellele grillile on, tavaresti asemele on nüüd pandud sisse malmrest, mis on veel omakorda 3-kordse mailiga pealt ära emailitud. Jälle augud on väiksemad, pluss malm ise akumuleerib soojust väga hästi. Kui see grill välja keerata, siis poole tunni pärast on see ka veel soe. Et tegelikult hoiab sul soojas ilma üldse gaasi kulutamata. Ja sellele grillile on veel lisaväärtusena juures gaasipliit. Gaasipliit on nüüd uputatud tasapinna sisse, mis on väga hea variant, kuna tegelikult grillimisel on neid tasapindu vaja, sest ühele poole paned sa toorelihakausi, teisele poole võtad ära, kusagil on marinaadid, kusagil on vaja midagi riputada, siis siit saab selle kattega katta selle pliidi ilusti ära, katte saab panna siia taha. Ja samas on süvendatud pliit ka palju tuulekindlam. Et kui külje pealt teil kuskilt tuul puhub, siis siit enam leeke ära ei puhu. Kõik on eraldi süüdatada, automaatsüüde, süütab korraga kõiki grilliosi. Campinggaas on küll väga tuntud gaasigrilli tegija, aga campinggaasi nomenklatuuris on ka söegrille. Et sellest aastast esimest korda on campinggaasil nii-öelda quick süütega söegrill olemas. Et mis see tähendab?
Tegu on grilliga, mida on võimalik nupust süüdata. Ehk sellele grillile on integreeritud sisse täisvõimsusega leeklamp, mis töötab sellise matkapallooniga. Ja see matkapalloon keeratakse siia samma plaadi alla. Gaas keeratakse lahti ja siit siis automaatsüüde. Ja süüde süütab leeklambi, mis katab kogu grilli põhja. Kuhjate siia sellele grillile läheb sisse kilo kuni 1,5 sütt. Kuhjate selle leeklambi peale ja kusagil 2-2,5 minutiga ta süütab selle täiuslikult. Grilli jala peal on siiber. See siiber on vaja siis pluss märgi poole tõmmata ja grilli kaaneses olev korsten on vaja siis teha lahti ja ta tekitab tõmbe altpoolt pannes põlema söe. Soojus liigub ülespoole. 10 minutiga on see 1,5 kilo sütt siin saanud maksimaalse temperatuuri. Pole vaja kasutada mitte mingisuguseid süütevedelikke, mitte mingisugust muud keemiat, vaid lihtsalt üks nupule vajutus ja läheb. Lisaks kõigele näeb ta väga nägus välja. Ja masin ise ei ole mitte tavaline siuke plekiäär, nagu nad ikka tehakse, põlevad ja roostetavad ja nii edasi on ühe hooaega on läbi, vaid siin on korralik teraskuppel, ta on 3-kordse mailiga, kõva tükk. Tekib küsimus, kus kämpigaasigrille saab osta. Kämpigaasigrille saab osta parimatest ehituskauplustest, see on Espak, Decora kauplused ja Bauhofi kauplused täna. Erinevates linnades üle Eesti. Aga kämpigaasigrillidele avasime ka salongi, aadressi Tondi 17, teine korrus. Olete siia tere tulnud. Me spetsialistidena oskame teile anda nõu vastavalt siis teie vajadustele. Mõelge enne kodus eelnevalt läbi, kui palju te kasutate, kus te neid masinaid kasutate, kas teil on neid vaja kaasa võtta, ei ole vaja kaasa võtta, panete statsionaarselt kuskile mööblisse. Tulge meile, me oskame teile professionaalselt nõu anda vastavalt just teie vajadustele. Saadaval on siin kaasavõtmiseks, tutvumiseks kataloogid, raamatud. Saate kodus uurida, et selle aasta kataloog, mis on ka ehituspoodides saadaval, saate ka siit juurde võtta, lisaks meie jutule tutvuda täpselt nende tehnoloogiatega, nad on kõik siia sisse pandud. Lisaks on sellesse raamatusse väga head 5 toiduretsepti sisse pandud, mis te saate lisaboonusena omale proovimiseks.